Tervist, head motokrossi sõbrad, me oleme Tartus Langel ja täna on meil jäänud sõita mõned sõidud. Esimene päev, Arctic Sport MX Mastersi viimane finaalvõistlus. Head vaatamist! On kohe starti minemas ja vaadake, kuidas Lukas Leokit nii-öelda pushitakse ja lükatakse tagant enne starti. See saab väga huvitav sõit olema sellepärast, et Lukas peab sõidu võitma ja Martin Raud peab olema teine. Kuidas see teine sõit läheb? Läheme kohe vaatama. Meistrivõistluste triangel on päris huvitav olnud ja see aasta on üldse huvitav olnud. Euroopa meistrivõistlustel tehniline probleem ei olnud sinu teema. MM-il tehniline probleem ei olnud sinu teema. Karksi-Nuias tehniline probleem ei olnud jälle sinu teema. Ja Pärnus, kui sul oleks võimalus olnud juba see punane plaat enda kätte saada ja hoida enda käes lõpuni,
sa ise käkkisid ära. Mis tunnetega sa täna tulid siia langele? Mis sinu sees toimus? Ma tulin tavaliste tunnetega, aga ma arvasin, et väga pole võimalik võita, aga tuli välja ja võitsin. Kui sa teises sõidus sõitsid, kas sa olid teadlik ka, kus maal Marten on ja mis koha peal ta on? Natuke nägin, aga pigem sõitsin oma sõitu. Ja viimased sõnad, ennem kui sa saad asjad kokku panna ja Leedu poole sõita? Tahan enda sponsorit tänada, fänne ja kõiki sõpru, kes siia tulid. Nagu ma sulle ütlesin, Marten, kõige tähtsamad sõidud on veel ees, see 85 on selline õppimisaeg. Kuidas sa tegelikult hooaega rahule jääd? Ja ütleme nii, et veel üks kord, sa sõitsid tänase sõidu, teise sõidu eriti, üli hästi. Sina tegid sellest sõidust, teisest sõidust ägeda sõidu. Kuidas sa vaatad tagasi? No alati oleks saanud paremini teha, et kui me nüüd ütleme niimoodi, et esimene sõit oleks ainult 1 koha eespool olnud, pool sekundit oleks ma võitnud, aga ma andsin endast kõik ja seekord ei tulnud. On imekombel terveks saanud? On terveks. Nii, MX125 Eesti meister Enrico, palju õnne sulle. Kuidas sa tänase päeva kokku võtad? Esimene sõit oli väga super, suutsin võita, aga kvalifikatsioonis andis ikka otsad juba 3. ringile. Ja siis läks juba, pidin kõrvalt vaatama. Kuidas sa sellel hooajal üldse tagasi vaatad? Kas sina oled nüüd meil liikumas järgmisel aastal üles MX2? Veel päris kindel ei ole, et mõtleme, kaalume, aga kindlasti hakkan juba trenni tegema suuremaga. Aga selle aasta sõidud, kas sõidud on nüüd selle tänase päevaga peetud või on midagi veel ees? Homme on veel Balti meistrivõistlused ja ka tulevad Läti meistrivõistlused. Aga ma ei oska midagi muud öelda, sulle palju õnne, püsi terve need sõidud, me kohtume sinuga kindlasti järgmisel aastal MX125 võitja Enrico Keilmann. So Marcos, here we are in the podium again, and this is the last time you are the Estonian champions in the MX2 class. How do you feel? Yes, I feel very good, of course. It was a good day, good starts and controlled races. It was a very good battle with Jakobs. He was doing very great, but I managed to take the win. Are you maybe have thoughts to change the nationality maybe? Yeah, we will see. Okay, but do we see you in the next year as well? Yes, I'm not sure 100% about the next year, but I will try my best to, of course, ride all the Estonian Championship rounds. Thank you. MX2 Eesti meister Markus Kokins. No nii, veteranid on hetkel rajal ja nagu näete, minu selja taga on MX Openi vennad ja täna läheb päris tuliseks andmiseks, sellepärast et Jürgen-Mattias Talviku on hetkel juhtimas 25 punktiga Gert Krostinovi ees ja Pärnu viimasel etapil pisikene piif oli nende vahel üles kerkimas, nii et ma arvan, et see raja saab päris huvitav olema ja armu ei anta. Jürgen, kuidas enesetunne on? Tipp-topp, väga äge. Väike värin ka sees? Eriti ei ole, stardikot sai tehtud, sai ära väristatud juba ennast. No aga siis ma ei oska midagi muud öelda, kui head sõitu sulle. Tänud. Gert, Jaa. 2 sõitu on veel ees. Jaa. Kuidas enesetunne on? No tipp-topp, et hommikul suutsin päris head ringiaega näidata, et see annab enesekindlust sõitudeks ja kiirus on olemas. Kuidas rada tundus? No rada, ma ei ole päris minu stiil, aga hästi kiire. Aga sellegi poolest äge võistlus tuleb. No aga head starti. Davai, thanks.
MX Openi võitja, Kaarel, me rääkisime mõned päevad tagasi ja siis eetriväriselt ma küsisin su käest ka, et kuidas sa nagu oled valmis selleks päevaks. Tundub, et sa oled rohkemgi kui valmis. No eks ikka, mõnus rada, mõnus ilm, väga võimas publik ja kui endal ka tervis korras on, siis saab nautida. MX Openi sõit on lõppenud. Anderaud, sa oled päris hea ja värske välja. Kindlalt. Kuule, aga tegelikult me käime täna ringi ja meil on selline mehka challenge'i küsimus sõitjatele, et mis on selle aasta kõige suurem õppetund, mis sa nii-öelda sellest hooajast kaasa võtad? Kõige suurem õppetund, et kui tahad ees sõita, siis tuleb trenni teha. Et tegelikult nii on, et kui varasemalt oled seda professionaalselt teinud ja iga päev teed trenni ja näed vaeva, siis on nagu kuidagi mõnus sõita ja saad ikka hambad ristis panna, aga kui hakkab mingeid auke sisse tooma, siis see läheb ikka päris raskeks. Ma arvasin, et ei lähe, et ma olen nii kõva vend, et vana rasva pealt saab ikka panna, aga tegelikult see ala on ikka liiga raske selle jaoks. MX Openi sõit on just lõppenud ja sõidu võitis esimest korda elus MX Openis Kaarel Tilk, aga 2 tiitli pretendenti olid teisel ja 3. kohal. Trumbid siiski 3. kohal lõpetanud Jürgen Mattias Talviku käest. Õige pea näeme, mis saab teises sõidus. Jürgen, me tegelikult peale sõitu juba mõned sõnad vahetasime, aga veel kord siis sulle palju õnne ja siin poodiumi peal on ikkagi hea küsida. Kui tähtis on see võit ja kuidas sa sellele hooajale praeguse hetkeni nii-öelda tagasi vaatad? Ei, see võit on kindlasti tähtis ja emotsionaalne, et eriti Yamaha ja Tõnulile jaoks, nagu ma ütlesin, et eriti magusaks muidugi tegi see tänane etapivõit. Mul polnud õrna aimugi, et ma võitsin, just sain teada. Et ma mõtlesin, et ma olen punktidega teine ja matemaatikat ma oma peas sõidu oli teinud. Aga üldplaanis väga äge hooaeg. Lahed testikad on kõva sammukese arenenud ja ütleme kogu see hooaeg, kõik need rajad, kõik need fännid raja ääres, et seda oli lust kaasa teha ja sõita. Viimane küsimus. Me siin mõned päevad tagasi tegime sõitjatega, mõningate sõitjatega väikse podcasti kohtumise, kus sina ka osalesid ja ma küsisin sellist asja, et generatsioonide põrkumine või põkkumine, kuidas me iganes seda ka ei nimetaks. Sina kui noorema generatsiooni sõitja, Gert kui siis ütleme vanema generatsiooni sõitja, kui palju annab see värvi, et meil generatsioonid ühes klassis niimoodi põrkuvad? Ma arvan, et eelkõige on see vaatajatele väga põnev ja iga sõitja on oma stiiliga rajal ja tegelikult on ju kõik kõvad sõidumehed, kes meil puu taga on. Et ma arvan, et meil oli ülihea sats koos see aasta. Et kahju, et läitlasi viimasel etapil ei tulnud, aga ikkagi ma arvan, et eriti mulle, kui kes väljaspool ka võistleb, siis see sari oli kindlasti kõva trenn ja tase oli kõva, sõidud olid põnevad, nii mõnigi sõit, et tihemalt see teine sõit, näiteks täna teine sõit, et ratas andmine ja ma arvan, et show'd oli kõvasti, nii et fännid on tasemel, toetajad on ülisuper, nii et üks ilus estikade hooaeg purgis. Nii 65 võitja Laur Kalliorm, palju õnne sulle, kuidas sa sellele aastale nüüd tagasi vaatad? Ma ei tea, läks hästi see aasta ja Võtan sul mütsi ära. Ei, ma panen nii pidi. Ma panen endaga mütsi nii pidi. Sa oleme ühte moodi, vaata. Et kuidas sa sellele aastale siis tagasi vaatad? Hästi. Et kõik võistlused olin poodiumil ja kindlalt sõitsin see aasta. Kui sa vaatad nendele sõitudele tagasi, mis Euroopas toimusid, kas sa nendega jäid rahule, et nii-öelda vundamendi ladumine, ma saan aru, et sa lähed järgmine aasta 85, et kas see vundamendi ladumine on õnnestunud? Ja see aasta tuli väga hästi välja Euroopakatel ja MM-il oli nii mudane, et jäin mäkke kinni, aga muidu oli täitsa okei. Aga pole hullu, järgmine aasta siis 85 ja lähed neid vanemaid 85 poisse kollitama. Ja Richard Pats. Nii, hooaeg hakkab Richard lõppema.
hakkab. Võta nüüd paari sõnaga kokku oma hooaeg üleüldse, kuidas siiamaani läinud on ja mis veel plaanid on? On olnud häid päevi, on olnud halbu päevi, aga tegelikult ei saa neid nimetada halbadeks päevadeks, et läbi raskuste siis tähtede poole, et alati on igas asjas midagi, millest õppida. Et õppetunde on väga palju olnud see aasta. Täna siin üritame siis ka ikkagi vigasi parandada ja anda endast parima. Ja veel õppida või? Jah. Nii, okei, siis ma küsin su käest teise küsimuse. Ja ma rohkem sind ei piina täna. Mis on selle aasta kõige suurem õppetund, mis sa oled võistlustelt nii-öelda õppinud? Et ei ole mõtet võistelda koha peal, et tuleb vahepeal ikkagi meelde tuletada, et motocross on tegelikult ülikõva spordiala ja et see, et mul on see võimalus seda teha, on üliäge lihtsalt, et lihtsalt minna rajale ja võtta sealt, mis võtta on ja lihtsalt nautida seda hetke. Tere tulemast! Siin me oleme lange teises päevas, täna on rajal quadid, kus jagatakse välja meistritiitlid. Naised, 50-sed, külgkorvid ja uskuge mind, sõidud tulevad huvitavad, sest punktiseisud on väga-väga intrigeerivad. Head vaatamist! Naiste esimene sõit on lõppenud ja esimese sõidu võttis justkui nagu Marta Koort, aga peale sõitu kogunes kohtunike kogu ja Marta sai 10 kohta trahvi, sest ta hüppas kollaste lippude alas. Sellega seoses langes ta siis 11. kohale, mis teeb naiste Eesti meistrivõistluste arvestuse veel huvitavamaks enne teist sõitu. Olge meiega, vaadake, see läheb huvitavaks. Liquid Mali toetab siis Eesti motocrossi naisi eraldi auhindadega. Anname välja whole shoti esimesel ja teisel sõidul, milleks on 50 eurot raha kättesõitjale. Me saame seda võimaldada tänu pealtvaatajate ja meeskonna liikmete toetusele, kes ostavad ürituse ajal Liquid Mali telgis loosipileteid. Ja sellel võistlusel on meil eriline see, et kuna Pärnu toetus oli niivõrd suur, siis võistluse lõpus loosime ka välja stardimaksu tagasi kõigi naiste vahel. Quad Openi start on kohe algamas. Me oleme sellel aastal hästi palju rääkinud Karl-Robin Rillost, kes on justkui nagu hästi palju sõite võitnud. Kuna üks etapp jäi vahele, siis praegu hetkel on lätlased juhtimas ja täna on siin kaarte segamas ka Kevin Saar. Kohe on start, läheb huvitavaks. Kevin, esimene sõit on tehtud, kuidas rahule jäid? Väga hästi. Kui ma ühel varasemal etapil Karksimuias käisin, siis tulin otse Ameerikast ja magamatuse pealt. Eks natukene ise ka rumal, et ma tulin, aga ma tahtsin lihtsalt sõita Eestis ka natukene. Ja nüüd ma olen saanud natukene enda masinaga ka siin harjuda ja sõita. Enesetunne on hea ja esimene sõitjaks ka super hästi. Ameerika hooaeg, ma saan aru, et on läbi. Kuidas sul seal läks? Kuidas sa selle hooajaga seal Ameerikas rahule jäid ja kas midagi on järgmisel aastal juba ka ees ootamas? Üldiselt läks nii ja naa, et oli tõuse, oli mõõne. Kokkuvõttes 11. koht ei ole see, mida ma lootsin, aga mul oli mõned hetked ja mõned sõidud, kus ma sain väga head kohad, mis ma varasemad aastad pole suutnud sõita. Ajasõitudes olin parimal juhul teine ja mitmel korral veel top 5, et niisuguseid säravamaid hetki oli rohkem see aasta, mille üle on hea meel ja mis näitab, et töö käib õiges suunas ja areng toimub. Nii, Karl-Robin Rillo, me oleme sinuga see aasta päris palju juttu teinud, kus sa oled öelnud, et Eesti meistritiitel ei ole väga tähtis. See tiitel on sul 4 punkti kaugusel, on nagu, me tulime tegelikult meelega praadima, mis tunne on? Eks tunne on ikka vägev, et ei sihtinud seda hooaja alguses, et aga on nii hästi Eestis siin hooaeg ikkagi välja kukkunud, et isegi kui ei käinud Pärnu etapil, siis on see võimalus ikkagi olemas, nii et ei tunne on ikka väga vägev ja eks tulime seda täna siia realiseerima. Naiste esimene sõit on lõppenud ja meistrivõistluste liider Marta Koort kollaste lippude all reeglite rikkumise eest trahvi. Me kohe räägime ja küsime, mis tunded tal on, sellepärast et tal on 5 punkti veel edumaad. Mis ta teises sõitmus tegema peab?
Marta, tšau. Tšau. No nii, mis nüüd siis esimeses sõidus juhtus? Hüppasin. Hüppasid? Õige koha peal või? Ei. Said trahvi 10 kohta, aga sa oled endiselt liider. Kõik on chill. Jaa. Mis sa teises sõidus tegema pead? Kiiremini sõitma. No okei, siis ma küsin teistmoodi. Kas sa pead teise sõidu võitma? Võiks. Kas sa pead võitma? No ei pea, aga oleks hea, kui võidaks. Sa pole minu kõrva siin sellel aastal nii rõõmsa näoga oldki, kui sa täna oled. Tõsi? Ja kui rõõmus sa oled? No ikka väga rõõmus. Kui sa vaatad nüüd tervele hooajale tagasi, kus olid need kohad, kus sa võib-olla oleks tegelikult võinud otsustada juba varem selle meistrititli ära? Ma arvan, et Karksi nuias. Et see Nukitsamehe jutt, mis meil on siin läbi hooaja alates Karksis käinud, ma pean isale ikkagi ütlema, et peate selle Nukitsamehe nüüd üks päev õhtul ette võtma, ära vaatama ja siis sa tead, millest jutt käib. Mis järgmine aasta edasi, kas 2 taktiga või oled minemas 4 takti tsikli peale? 2 takti ikka. Ja kindlasti edasi? Jaa, kindlasti. Kas on mingid mõtted ka Eestist välja minna, kui me räägime nüüd siin lähiriikidest, kas Euroopat või midagi muud? No mina isiklikult tahan Euroopat sõita, aga ma ei tea, kuidas mul isa tahab. Eesti meister 2025 Marta Koort. Quad Openi Eesti meister 2025 Karl Robin Rillo. Karl, palju õnne sulle kõigepealt. Me oleme sellest hästi palju rääkinud. See aasta ei ole mulle tähtis Eesti meistrivõistlustel ja me oleme siin, sul on punane plaat, sa oled Eesti meister. Mis tunne on? Ebareaalne, et tuli täiesti sihtidest väljast ja nüüd siia etapile tulles isegi oli mõte, et on võimalik, aga ei sõltunud ainult minust, et pidi ka õnne teiste juba enne pealt olema ja läks nii. Arctic Sport MX Mastersi viimase etapi langeetapi võitja Kevin Saar. Kevin, palju õnne sulle. Hooaeg on nüüd peaaegu läbi. Tuleb vist välja, et ikkagi puhkus. Ajavahest ülesaamine on nagu väga kriitilised teemad. Ja, suured tänu kõigepealt ja tõepoolest puhanuna ja nii, et sa oled natuke enda masinaga enne varem ka sõitnud, et see kõik on vaid tuleb kasuks ja mul on ülihea meel, et sain ühe korraliku võistluse ka siin ja näidata oma tõelist kiirust, milleks ma võimeline olen. Markus Liina. Markus, me oleme selle aasta rääkinud ja sa oled kogu aeg rääkinud, et raske on ja ma arvan, et veel kord raske, aga selles mõttes, kui sa täna nüüd kokku võtad, kui magus see võit on? No šampanja oli täitsa magus, ütleme ausalt. See oligi magus Eks ta jõuab võib-olla mingi moment hiljem kohale, aga väga hetkel on küll emotsioon. On jah? Otse maasikasse. Nii, aga korvipoiss Markus.
eelmine kord sa olid väga jutukas, rääkisid meil jutu nii-öelda eetri täis. Kuidas täna tunne on? Täna mul spikrit ees ei ole, et Ülar ei andnud mulle sõnu kaasa. Et täna peab oma sõnadega rääkima. Aga kui sina vaatad nüüd aastale tagasi teie sõidud ühest otsast teise alates esimesest etapist, et kuidas sa võtad kokku? No ma arvan, et see aasta viimase 3 aasta kõige stabiilsem selles mõttes, et tehnilise apse meil ei olnud, ise ka ei kukkunud, et eelmine aasta olime, kas kukkusime või oli mootor laiali, et see aasta ei juhtunud kumbagi, et tulemus on ka selline. Teie nime ei näe ma rahvuste koondise listis. Tavaliselt on see, et Eesti meister on ikkagi minemas. Mis selle taga on? Ja ma ütlen sulle ausalt, ma ei tea, ma küsin kui täna saate juht. See on enda isiklik otsus. Hooaeg on olnud niigi pikk ja tuleb ka palgatööl minna lõpuks, et anname teistele võimaluse ja last teevad hea tulemuse. Igatahes veel kord palju õnne. Eesti meister, see asi läheb ajalukku, see on teie oma Eesti meistrid 2025 Arctic Sport Eesti meistrivõistlustel. Robert Liitsa ja Markus Lina. 2025 Arctic Sport MX Masters on lõppenud. Head inimesed, suured tänud, kes te vaatasite meid TV6, kes te jälgisite meie saateid järgi YouTube'i kanalil, kes te jälgisite meie sotsiaalmeediat, EMF-i sotsiaalmeediat, masinavärgi sotsiaalmeediat, suured tänud. See on olnud meeletu aeg ja see on läinud kuidagi meeletult kiirelt. Aga sellepärast, et tulla tagasi 2026. Igatahes teiega oli tore, minul oli tore ja ma loodan, et teil oli ka tore. Nägemiseni ja jääme 2026! Sita sisse!